Tere kõigile. Meil on siin praegu kell 4 ette õhtust, mis võib teile kõigile öelda. Mul veel on pärast lõuna. Lühidalt siis tutvustan, kes ma olen ja mis ma teen. Mina olen siis Kristiina, 3 lapse ema. Ma olen siin Inglismaa nüüd elanud juba peaaegu 10 aastat. Meil on siis siin Bradfordis, mis minust on mingi tunni sõidu kaugusel, on üks Eesti maja, Bradfordi Eesti kodu, mis on olnud siis eestlaste kätes juba, ma ei teagi, üle 50 aasta kindlasti. Ja seal on siis ka klubiga siis koos töötab kool, mida siis hetkel mina juhin, pean eest, et me saame siis kord kuus kokku seal koolimajas või klubis, kus meil on 3 tundi, on laulmine, on eesti keele tund ja on loome käsitöötund, oleneb, kuidas siis laste tahtmine on, et kas nad tahavad rohkem teha käsitööd toas või me mängime õues mänge, et see kõik oleneb lastest. Meil ei ole väga suur grupp, et meil on kuskil niimoodi keskelt läbi 15 last, iga kord kohal ongi niimoodi 12, 15, mõnikord on 16, mõnikord on 10, mõnikord on ainult 5. Et kahjuks need numbrid on vägagi kesised ja jäävad kesisemaks kogu aeg. Meil on 3 õpetajat, meil on muusikaõpetaja, kes teeb siis muusikatunde, laulavad laule, tavaliselt nad siis laulavad laule, kui tulevad mingisugused, kui on lähenemas mingisugused üritused, siis me siis nagu lapsed alati esinevad kas jõulude ajal, emadepäeval, vabariigi aastapäeval, et siis on alati seotud üritustega seotud ka laulud õpetatakse neile selgeks. Nad ikka aastast aastasse enam-vähem on samad. Et muidu on väga paljudel lastel raske neid meelde jätta, sest et kahjuks enamus peresid, kes meil seal käivad, siis on nii 50-50 ehk siis on, et kas siis ema, tavaliselt on ikka nii, et isad on siis inglased või muust rahvusest ja emad on siis eestlased, et kodune keel on siis põhiliselt ikkagi kõigil inglise keel kahjuks, et kus siis tuligi see, et lastel ei olegi väga seda harjutamist mitte kuskil, seda eesti keele harjutamist väljaspool ainult kooli, et kord kuus kokkusaamine on tegelikult, ei ole kindlasti piisav neile, et sellepärast ongi, et oleks, eks võib-olla olenebki minust perest, et ligipääs võib-olla Eesti telekanalitele lihtsamaks tehtud meile siin või kellel pole ID-kaarti, mul ei ole ID-kaarti. Et ma ei teinud seda, sest et mul ei olnud seda vaja siin väga, et passiga saab hakkama. Ja siis meil on eesti keele tund, kus siis eesti keele õpetaja iga kord on tal siis erinevad plaanid, aga põhiliselt ikkagi, et õpetab panna kokku lauseid, õpetab sõnu, üritab neid seletada, kuidas neid õigesti käänata ja pöörata, et saaksid olla siis selged laused ja üritada neis, et lapsed omavahel suhtleksid ka rohkem eesti keeles, mitte inglise keeles, sest et väga paljud lapsed meil siin siiski ei suuda või ei taha, nad häbenevad isegi eesti keeles rääkida, et see on nende jaoks kuidagi äkki mingi tabu või on nagu naljakas, et teised inimesed vaatavad imelikult, et oi, mis keeles sina räägid, et minu nagu vahet ei ole, avalikus kohas on isegi parem eesti keeles rääkida, siis keegi ei saa aru, et lihtsamalt minu lapsed nagu saavad aru, kahjuks nad vastu rääkida ei taha, aga ma arvan, et see on päris hea, kui nad aru saavad, et siis, kui nad ikka tulevad Eestisse, et siis aru nad saavad kõigesti, kui vaja, siis läbi suure murde nad suudavad ka tagasi midagi rääkida. Ja siis mul juba läkski täitsa sassi. Ühesõnaga, eesti keele tund, seal me üritame neid, et nad suudaksid suhelda, õppida sõnu ja laased kokku korralikult panna. Ja viimane tund siis käsitöötund, et see siis olenebki, et mõnikord mängime pallimänge, rahvaste palli, jooksumänge või siis teeme toas käsitöötunde, kus me siis joonistame, maalime, teeme kaarte ja
valmistume mõnikord, kui on näiteks jaanipäevad, siis räägime jaanipäevast, läheme jaanipäeva pilte, kui tulevad jõulud, siis räägime jõuluvõnnast. Meil on tavaliselt, mina siis üritan jõululõunat organiseerida siin üleval eestlastele, et toome siis tellimisöögi Eestist, mis on vägagi pikk protsess, aga tellime siis söögi Eestist ja siis teeme seal kõik koos süüa selle Eesti kommuunile, kes meil siin Põhja-Inglismaal on. Aga kahjuks siiski väga paljud ei taha eesti keeles rääkida. Et ma ei tea, kas see on probleem ka võib-olla mõnes muus koolis, siis ma näen, et siin mõni muu kool on ka veel siin olemas, et kui keegi tahab midagi öelda või küsida või teada täpselt, siis andke küsimusi, sest et mul on praegu tunne, et ma räägin nagu omaette siin ja natuke kõle on. Kristiina, mina olen Müncheni Eesti koolis, tähendab tegelikult mina olen selle asutajaliige, see juhtus 2007, kui me asutasime Eesti kooli, me olime alguses mängurühm ja nii edasi. Et see on niimoodi, et eks ma ei tea, kuidas teil seal on, aga meil on seal Eesti koolis alati niimoodi olnud või Müncheni Eesti koolis, et on lapsi, kes oskavad siis nagu väga hästi eesti keelt, kuna ema ja isa on mõlemad Eestist ja siis on lapsi, kes oskavad nii-öelda, kus on ema niimoodi keskmiselt ja siis on muidugi alati olnud ka lapsi, kes ei räägi ühtegi sõna või väga vähe. Aga kuidagi me oleme niimoodi toiminud ja et me saame hakkama ja siis me oleme siukseid armsaid projekte teinud ikka. Ütleme, millest lapsed tahavad rääkida alati oma suvepuhkusest ja siis oma lemmikkohtadest Eestis või midagi siukest, siis oleme me toredaid plakateid seal lapsed on teinud ja nagu terve pere on fotosid välja trükkinud ja nii edasi, et see on nagu alati nagu hästi meid liitnud. Ja siis me teeme suviti muidugi õppelaagrit. Me oleme 2-3 päeva, 2 ööd iga kord ühes uues Eesti maakonnas, sellel aastal Järvamaal. No vot, sükest asja meil on siin väga raske organiseerida, et me kõik koos läheksime Eestisse, sest et ma ei tea, ma usun, et mina võib-olla ainult ei ole vist. Meil on väga vähe inimesi, kes käivad iga aasta Eestis. Okay. Ja me korraldame üritusi ikka kogu aeg jaanipäeval, me teeme meil nüüd emadepäev, see pühapäev, et emadepäeval me ikka saame kõik ilusti kokku ja meil on koolipäev pluss veel siis emadepäeva tähistamine. Et ma arvan, et see, et emadevaheline see eesti keel on nagu käib väga hästi, aga see ongi see, et see pigem siin ei ole see, et me peaksime õpetama, mina ei pea õpetama lapsi, vaid praegu tunnen, peaks õpetama vanemaid. Et vanemad on need, kes siiski peaksid olema need, kes kodus seda eesti keelt edasi kannavad, et see kord kuus kokkusaamine, isegi kui me räägime nendest suvepuhkust, nad lihtsalt ei taha. Meil on ka siin tegelikult suveti on laagrid, üks laager, tulevik, aga ta on alati siuksel ajal, kus enamus inimesed lähevad suvepuhkusele augustikuuses, et on siukseid üritusi, on kahjuks võimatu, aga meil on kogu aeg, meil on jõululõunad, meil on jaanipäeva üritused, meil on emadepäeva üritused, meil vabariigi aastapäeva üritused, et meil on siin kogu aeg üritusi on küll, aga lihtsalt ongi see, et ma arvan, et lihtsalt eestlased, kes nüüd siin Inglismaal on, vähemalt siin Põhja-Inglismaal, et neil on kuidagi eesti keel ja kultuur ei ole nii tähtis enam, kui oli võib-olla 20 aastat tagasi. Et ma alles hiljuti käisin Eesti-Inglismaa ühingu ja Eesti Hääle 75. aasta sünnipäeval. Ja see oli siis tähistada seda, et kui kaua see Eesti ühing siin on olnud. Aga seal oli kõik inimesed, et ma ei taha nüüd olla, kuidas öelda siis nagu ebaviisakas, et kõik inimesed, kes olid 60+. Et noored inimesed, kes siis minu vanused, kes siis nagu peaksid või kes peaksid edasi kandma seda Eesti kultuuri kõike, et sellised inimesed ei ole nad ei ole huvitatud. Aga ses mõttes, et eelmisel nädalavahetusel olid meil Eesti kultuuripäevad Annaberg asub Bonni lähedal ja sinna tuli ka Malbesti, kes on keele, mis ta on? Ta on nii-öelda eesti keele õpetaja, ta on
ta on kirjutanud raamatuid. Nagu Eesti on üks väga selline tuntud raamat 90-ndatel ja Mallel on selline idee, et ta tuleb meile nähtavasti sügisel tõenäoliselt külla Münchenisse, et tema tahab just ka natuke alustada vanemate kasvatamisega. Et ta tuleb siis meile ja räägib sellest, ta nagu soovis seda, et ta tuleb ja räägib ka meie vanematele eesti keele õpetamisest. Ja ta ütles ka, et ta tahab, et sinna tuleksid ka need emad-isad, kes võib-olla ei oska eesti keelt ja kes ei ole Eestis üles kasvanud, et ta räägiks seda, kui vajalik see oleks, et kodus, ütleme, kui on nagu, kõigepealt nad peavad muidugi need vanemad, aga ütleme, kes ikkagi käivad meil Eesti koolis, tähendab seda, et üks vanematest, ka kui ta on eestlane, et ta on otsustanud, et meie lapsed räägiksid eesti keelt, siis ta tahab nagu püüda neile nagu teha sellist, no selles mõttes, et ma ei tea, kas see funktsioneerib, aga igal juhul on see nagu minu arust väga, väga hea idee, et ta tuleb ja räägib sellest, et kuidas siis nagu peres eesti keelt lastele õpetada ja nii edasi ja mida peab selleks tegema ja nii edasi. Hea idee, aga eks on ka see, et kui paljud inimesed tegelikult nendest nüüd, kes siin elavad, üldse kunagi seostavad ennast Eestiga. Et milleks sul seda eesti keelt on vaja? Tegelikult see ikka päris õige ole. Meil on Münchenist mitmeid perekondi, kes on nüüd tagasi läinud Eestisse ja elavadki Eestis ja ma kuulsin ka, et Kölni kandis on seal üks vaatasime filmi Tagurpidi torn, et seal on ka üks perekond, see poiss mängis peaosa ja tema oli ja see oli perekond, kes elas ka Kölni lähedal, et kõik on võimalik. Jah, aga kui mina räägin näiteks enda sellest Eesti platvormist, siis ütleme nii, et kogu sellest grupist inimesed, kes meil seal on, mitte ükski inimene nendest ei lähe Eestisse, sest nemad ei näe enda tulevikku Eestis ja neil ei ole nagu see prioriteet õppida eesti keelt. Et muidugi see on kahju, aga ja enamus, kuna see Inglismaa, see mõttes, et enamus asjad, mis Inglismaal ikkagi toimud, on ju kõik seotud Londoniga. Et eelmine nädal meil käis president, käis Londonis, ma käisin teda ka külastamas, aga see ongi see, et aga mujal on ju ka elu, et meil on ainult see prioriteet on pandud Londonisse, aga siia ülesse poole nagu on eestlased, kes igal pool mujal on, et nende jaoks nagu mingi otseselt nagu ei väärtustada neid inimesi ja ma arvan, siis ongi, nemad on nagu väärnud, et kuule, kui keegi nagu nendest saadikutest või kes iganes on siis natuke kõrgemal, kui neid ei huvita, mida me siin üleval põhjas teeme, et siis miks meie peaksime üldse ennast kuidagi seostuma Eestiga või eesti keelega, aga ma arvan, et see on nüüd ja just nimelt, aga küsimus, ma ei saanud algusest päris aru, kas teil on ka Eesti maja täitsa olemas või Eesti kodu või? Jah. Vau, meil Saksamaal pole mitte üheski linnas. Et see on, meil on siin isegi 3 tükki, et üks on siis ma ei tea, kuidas see Londoni omal, ma ei tea, kuidas see seotud. Mina olen seal käinud, see on väga ilus majake, jah. Londonis on, siis on Leicesteris ja siis on Bradfordis. See Bradfordi oma on siis, see kuulub nüüd kõikidele liikmetele, ja kuulus kunagi siis nagu eestlastele, et see oligi eestlaste poolt muretsetud, ma arvan, see 1940. aastatel. Ja siis ta on niimoodi jäänud sinna kuskile perekonda ja siis on ta nagu tehtud et ta nagu kõik, kes on siis nagu liikmed, et kõik maksavad aastamaksu ja siis on see nagu kodu, et see ongi nagu Eesti kodu, et on koht, kus kokku saada ja on koht, kus saab Eesti õlut osta. Väga tore. Ei, no see on tegelikult suur väärtus ja ma mõtlen, et tegelikult, kus te tähistate jaanipäeva ja oma neid Eesti kõige tähtsamaid pühi, et vaata, on inimesi, kes tahavad seda maksimumi, aga ma mõtlen, et see, mis te teete, see on see, nii nagu see on ja see on täpselt nii, nagu teil on seda vaja, ma arvan. Jah, ega üritama peab, see mõttes, et ma arvan, et kui näiteks, et kui mina nüüd ütleks üks päev, et mina enam ei viitsiks olla direktor, ma arvan, et mitte keegi siit üle ei võta. Et siis ongi kõik kooliga. Et see on natuke kurb, et siis ongi vaata hästi palju, kuidas nad näed, mis eesti keele sõnad on see issand, näed, ma isegi unus ise eesti keele täiesti ära. Ei, no pole hullu. Siis mõtlesin, et ise räägid väga head eesti keelt. Aga sa oled ikka, ma mõtlen seda,
eks see nii ole, aga keegi tuleb ikkagi, ma mõtlen, on oma armas grupp inimesi on olemas, me käime kord puutame kokku ja kindlasti, sest et rohkem kahjuks ma arvan, et meil ei õnnestu, sest kõigi elud on niivõrd kiired. Meil on tore koolipäev, lapsed lauda väga ei taha, et see laulmine on nüüd natuke süke, mis on natuke küsimärgi tulevikus, aga me kindlasti jätkame nii kaua, kuni jõudu ja jaksu ja tahtmist on, et teeme eesti keele tundi ja tähistame neid suuremaid pühi nii kaua, kui on võimalik ja üritame hoida seda sinimust valget lippu ikka nii kõrgel kui võimalik ja vähemalt minu poolt. Et kuidas teised seda teevad, see on nüüd teist asi. Vabandust, mu koer on vägagi... Ja. Aga ei, see on ju väga tore. Aga muideks, mis ma soovitan, kui te tõesti tahate, et tuleks teile kas Eesti poliitikud või president näiteks külla, te võite ju kirjutada nende büroodesse ja küsida ja nii-öelda siis küsida, et kui on nagu järgmine reis Inglismaale või bla, 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 et me oleme siin väike selts. Ütlesin talle, kui ma presidenti nägin reedel, et te peaksite ikka järgmine kord, kui te tulete, et tulge ikka üles Bradfordi poole ka, et muidu meil ikka aasta, millal meil need on, et veebruarikuuses, siis kui on aasta vabariigipäevad, siis meil tavaliselt saatkonna härra käib. Aga see aasta ta ei käinud, sest see aasta olid valimised, et meil käivad see saatkonna härrad, aga ma ei tea, kas saatkonna härrad on vist, nad on natuke liiga poliitilised. Aga meil on vist aeg ümber. Ja ma arvan, et jah, et on keegi teine midagi taha küsida või võib juurde küsida, ma tegelikult ausalt üldse ei ammusta. Aga edu sulle! Aitäh!